Tere hommikust! Kuna ma eile õhtul jäi mul lugemata see raamat, siis otsustasin, et ma teen täna hommikul sellise järgi lugemise. Panin täna endale uhked kõrvarõngad. Roosa, päike paistab, ilus ilm ja sihuke. Ja mõtlesin, et loen järgi, et käisin siis Võrus ja annan teile ka teada, et ma teen terviseseminare ja nendel terviseseminaridel räägin siis enda lugu, minu tee nagu tervenemise poole, et kuidas see tee mul alguse sai ja miks ma alustasin seda tervenemise teed ja kuhu ma olen jõudnud ja milliste vahenditega ma kuhu olen jõudnud. Ja seda, mida ma jagan, seda terviseteekonda, siis ma olen olen ennast testinud ja see on nagu testi ja teaduspõhine toitumiskontseptsioon, et ma testin ennast ja kõik mu kliendid, kes on sellega liitunud, saavad ennast testida. Ja siis olin Võrus ja meil oli hästi tore seminari õhtu. Nii, aga loeme siis edasi. Ja mul on rõõm tervitada neid uusi, kes on liitunud meie raamatuklubiga. Et kui see raamat saab läbi, siis juba uus raamat ootab meid lugemist. Nii, alustame siis. Tänase esimese lõigu pealkiri on siis Esita väljakutse. Järgmist väikest väärtuslikku võtet kasutasin ma korrapäraselt, et võõrduda negatiivsest sisekõnest. Kohe, kui tunnen, et mu pähe on mingi jama kogunenud, esitan sellele väljakutse, sest nüüd oleme me ju juba piisavalt targad ega lase enam sel jamal enda üle võimust võtta. Ütlen endale siis valjusti, kõige rõõmsamal ja armastamaval toonil. Mis loba sa ajad ja ongi kõik. Ja, sest nüüd ma ise ka nagu kogen, eile ka kohe mitu korda, tunnen, kuidas need mõtted tulevad, mingid täiesti mõttetud läbi mingite hirmude. Ja siis ma ütlen, et tere hirm, ma näen sind, et sa oled siin ja tore, et sa siin kaitsed mind. Hirm on selleks, et kaitsta mind. Aga ma näen sind ja ma ei luba sind oma kehasse, et kui mingil viisil see hirm jõudis mu kehasse, siis ma annan oma kehale andeks ja ma näen seda hirmu sind ja ma vabastan selle. Et ma ise ka ütlen nagu endale, et oi, need toredad mõtted, need toredad mõtted, mis siin peas mul tulevad, et tere tulemast. Aga ma ei lase nendel totakatel mõtetel ennast häirida ja ongi kõik. See on see väljakutse endale. See on kerge ja lõbus viis, millega hoian iseennast vastutavana selle mustri muutmise eest. Pea meeles, et sinu keha kuulab alati. Kui ta kuulab midagi piisavalt pikka aega, siis jääb ta seda ka uskuma. Et mida rohkem sa nagu ütled oma kehale neid häid mõtteid, siis ta jääb seda uskuma. Ja kui sa märkad seda halba mõtet või sihukest negatiivset, siis sa ütled tere, negatiivne, mis sa mulle tahad öelda, ma näen sind. Ja see hirm, mis on, ma ei luba sind enda kehasse, sest ma olen teadlik sellest, et sa tahad mind küll kaitsta, sest hirm alati kaitseb meid millegi eest. Aga ma ei vali seda hirmu. Kui ta kuulab midagi piisavalt pikka aega sinu keha, siis jääb ta seda uskuma. Ta tegi seda siis, kui sa kõik need aastad talle soga ajasid. Siis tulidki need totakad mõtted. Ja võib seda teha ka nüüd, kui saadad talle vastupidiseid, rõõmsaid sõnumeid. Nii. Energiat, millest tuleks vabaneda. Kui kurnava sõnavara kasutamine igapäevaelus on lihtsalt halb komme,
millest on võimalik teadlikult vabaneda, siis negatiivne enesehinnang võib ulatuda palju sügavamale. Võib olla narukas vabaneda kunagistest üleelamistest, mil sa tegid vea või valiku, mida sa ei suuda endale andestada. Just, see on hästi oluline, et ükskõik missugused valikud sa elus oled teinud ja just nende kehvade valikute puhul, siis sa pead endale andestama ja siis minul on ka see küsimus kogu aeg. Kas ma olen juba endale andestanud, et ma valisin nüüd viimasena endale sellise hästi raske, ilusa, aga raskesti lõppeva suhte. Et minu küsimus on ka see, et nagu mõistusega ma ütlen endale, et jah, ma andestan endale, aga see peab nagu kehatunnetusse tulema. Et keha ütleks, jah, ma olen endale andeks andnud. Võib-olla teised on rääkinud sinu kuuldes sinust midagi halvasti. Ka selle on oskus see vabastada, et samamoodi jällegi mõistusega on seda väga lihtne teha, aga kehatasandisse jõuda, et keha ütleb ka, et ja mis siis, et teised räägivad minust halvasti. Ma ei võta seda isiklikult, see ei ole minu, ma vabastan selle, et nüüd ma teadlikult tean, et need teised inimesed, kes räägivad minust halba, see ei ole minu probleem, et see on nende probleem. Ma ei võta seda isiklikult. Või võib-olla sa tundsid, et valmistasid endale piinlikkust. Need on siis need energiat, millest tuleks vabaneda. Veelgi enam võib-olla hoiad sa endas kahjulikke uskumusi, mis tekitavad negatiivset arvamust iseenda kohta. Toon mõne näite. Nii, ma pean ennast karistama. Endagi halvasti käitumine motiveerib mind paremaks saama. Mulle ei tohiks mu minevikku andeks anda. Võlgnen teistele selle eest, et oleksin täiuslik. Pot-pokk öeldakse accessis, et see halb kõik minema saata, et see kehasse ei talletuks. On õige vale, hea ja halb, pot ja pokk, kõik 9 lühidalt poisikesed, pavadid ja veel. Et siis mina ütlen lühidalt pot-pokk selle kohta, et saadan minema. Nii, ohvri mentaliteet. Minus oli olemas ka selline muster, ehkki selle mõistmiseks kulus mul aastaid. Minu muster oli küll üsna nõrk, aga kui seda kord märkasin, siis sa poiss, kuidas ma seda küll märkasin. Lähen veelgi kaugemale, öeldes, et selline käitumismuster võib mõne inimese jaoks lausa sõltuvus olla. Näiteks süüdistame kõiges väliseid asjaolusid. Peame end vaeseks kannatajaks ja ei võta endale mitte mingisugust vastutust oma elu eest. Seda mustrit on raske tuvastada, sest see avaldub mitmel eri moel ja need pole alati ilmselged. Sageli avaldub see muster nii, et räägitakse kogu aeg oma haigusest või elu raskusest, alati käänatakse jutt tagasi sellele, kuidas sulle on liiga tehtud. Arstid ravisid sind valesti, haigus on ebaõiglane, keegi rikkus su elu, seda tegi sulle su minevik ja nõnda edasi. Muidugi on eluterve oma muresid jagada, kuid jagamise ja enda jõuetuks tunnistamise vahel on selge eralduspiir. Niisuguse käitumismustriga inimesed peavad ennast sageli hädisemaks kui kõik teised ning vajavad seda, et nood teised näeksid neid samamoodi. Nad otsivad teistelt kinnitust, et nad on rohkem kannatanud kui nende sõbrad ja perekonnaliikmed. Võib-olla tunnevad nad vajadust olla kangelased, ellu jääda, isik, kes on põrgust läbi käinud, tundes ilmselt, et see suurendab nende väärtust inimesena. Ohvri mentaliteedi mustris pole midagi häbiväärset, see on väga tavaline, aga ühtaegu äärmiselt kahjulik. Vastuoluline ja salajane tõbi andis mulle hea võimaluse selle käitumismustri tekkeks. Vähe sellest, et on 2 arstide leeri, millest kumbki jutlustab erinevat tõde
nimetatud haiguse põhjusest, diagnoosimisest ja ravist keelduvad ka kindlustusfirmad maksmast ravi eest, mida soovitavad lumitõve spetsialiseerunud arstid. Seal ma siis olin mingi parasiidi ootamatu hammustuse ohver ja nüüd sain teada veel sedagi, et mu kindlustus ei kata arsti soovitud raviprotseduuride jaoks vajalikke kulutusi. See tekitas minus sügava frustratsiooni. Esialgu jagasin seda ebaõiglast lähedastega, hoiatasin inimesi tungivad puukide eest, rääkisin, kui tülikad nad on ja diagnoosimine, jagasin oma ravivõitluse kogemusi. Oli hea tunne, et saan oma õnnetusolukorras kedagi süüdistada. Ent aja jooksul sain aru, et see energia ei tee muud, kui loob veelgi suuremat abitust ja heitlust. Peaaegu kõik vanad elamused, mis põhjustasid ohvri mentaliteeti ja vastavat käitumist, olid mu kehas veel alles, aga selle energia lakkamatu toitmine, teisi kaasates, probleemist pidevalt rääkides ja selle kohta uurides, ei karistanud ei puuki ega ka kindlustusfirmat, mitte vähimalgi määral. Vaevlesin ainult üksinda ja seda iseenda tõttu. Äkki hakkasin toimuvat selgesti mõistma. Muutsin ju ebaõiglase veelgi hullemaks, kui seadsin selle tõve oma elus olulisemale kohale, kui pidin. Kaasasin selle nii oma mõtetesse kui ka vestlustesse. Lubasin oma mõistuse üle võtta arvamusele, et kõik on minu vastu. Kui sa vaatad seda mustrit oma suure avatud südamega, mõistad lõpuks, et võisid küll kord või isegi rohkem kordi kogeda halba, aga iga kord, kui lähtud ohvri energiast, muudad sina ise end jälle ohvriks. Ohvri mentaliteedist vabanemine tähendabki oma võimu tagasivõtmist. See ei pruugi olla kerge, kuid see on sinu ülesanne. Ja seni, kuni sina ise selle eest täit vastutust ei võta, jääb sul oma täielik tervenemisvõime saavutamata. Kas suu kuivama, ma pean juua võtma? Selle lugemisega on alati see, et suu hakkab kuivama. Loed? Ja siis suu kuivab. Aga vett on alati hea juua. Nii, saab edasi kuulema. Kurtmine ükspuha kas valjusti või vaikselt on ohvri käitumise muster. See on energia suunamine sellele, mida me ei soovi. Peame lõpetama kurtmise, mitte sellepärast, nagu poleks midagi ebameeldivat juhtunud või et see ei oleks kohutav või häiriv, vaid sellepärast, et kurtmine on destruktiivne. Missuguse sõnumi me oma kehale, igale elundile ja rakule ohvriks olemisele häälestudes saadame. Peame alati iga oma teo ja sõna puhul kaalutlema, mis laadi teate me iseendale lähetame. Jagan oma mõtteid ohvri energia kohta paljude klientidega. Mõni neist lükkab otse kohe tagasi idee, nagu oleks neil seda laadi energiaga midagi pistmist. Olen isegi seda teinud. Seega, mõistan seda hästi. Aga need, kes on valmis selle mustri muutmiseks pingutama, leiavad sellest palju kasu. Jagan sinuga ühte näidet. Ühel keerulisel seansil Mägiga, kelle paljude emotsionaalsete vaevustega olin juba umbes 6 aega tegelenud, ütlesin talle, ma saan aru, et sa oled õnnetu ning et su elus on juhtunud palju niisugust, mida sa poleks kunagi soovinud. Kuid sa kannad endas nii tohutu suurt ohvri energiat, et minu arvates põhjustab see tugevamat blokeeringut, kui ei miski muu. Seejärel selgitasin Mägile, et igal sessioonil on ta nii keskendunud selle meenutamisele, mis oli tema elus ebaõiglast ja tõestamisele, kui ülekohtuselt oli temaga käitutud
ja kui palju hullem see kõik oli tema sõprade probleemidest, et tegelikult andis ta sellega oma muredele kaalu ja energiat juurde. Ta huvitus rohkem süüdistamisest kui energia tasakaalutuste kõrvaldamisest. Kindlasti ootan ma, et kliendid jagaksid minuga seda, mis nende elus ei toimi, et saaksin aidata, kuid seekord läks jutt sellisest jagamisest palju kaugemale. Ma ei osanud aimatagi, kui palju ta kõige sellega veel väljaspool seanssi tegeles. Pole siis midagi imestada, et ta oli pidevalt paanika äärel. Pealegi ei rääkinud Mägi mitte ainult enda tunnetest, vaid pani kogu aeg elu keerlema selle ümber, kui ülekohtuselt on teda koheldud, kui haige ja hüljatud ta on. Mägi polnud üldse õnnelik, kui temaga oma tähelepanekuid jagasin. Aga pärast seda, kui tal oli järelemõtlemiseks aega olnud, saatis ta mulle e-kirja. Ta selgitas, et pole kunagi aru saanud, et kiirgab niisugust vaene mina energiat ning soovis selle võitmiseks tõepoolest abi leida. Seejärel keskendusime seanssidel sellele ning Mägi sai sellest ka omal käel teadlikumaks. Ta lihtsalt ei lubanud endal enam selle juurde naasta. Käitumismustri muutmine muutis kogu Mägi elu. Tema tervis tegi korraliku kannapöörde õiges suunas. Ta omandas lõpuks eluviisi, mis talle tervislik oli. Ta ei tõmmanud enam ligi sõpru, kes talle haiget tegid ja leidis lausa imepärase töö. Ta tunnistas, et poleks kunagi uskunud, mida niisugune muutus võib kaasa tuua. Kõik see juhtus seetõttu, et ta lakkas ennast ohvrina kohtlemast. Samamoodi nagu Mägil on ka meil valikuvõimalus. On olemas üks lihtne küsimus, mille võid endale esitada, et teha kindlaks, missuguse valiku sa teed. Kas see tegevus, kõnepruuk või käitumine kurnab mu tervenemise energiat või sütitab seda? Muud ei midagi. Uus reegel. Kui see kurnab energiat, siis sa saad sellest lahti. Proovi sõlmida endaga leping. Ära pea kõnelusi. Ei iseenda ega teistega, mis seda mustrit toetavad. Lihtsalt ära lase ennast kaasa tõmmata. Tee hoopis nõnda, et kui märkad ennast rääkivad oma elust viisil, mis tekitab sinus jõuetustunde, siis istu rahulikult paigal ning püüa mõista, miks on sul vajadus seda teha. Kas sa otsid toetust ja kinnitust? Kas sa vajad abi, kuid ei suuda seda paluda? Püüa hoopis kasutada seda võimalusena vabaneda nende murede kaasnevast energiast. Energiad, millest võiks vabaneda. Sageli varitseb ohvrimentaliteedi varjus läbi töötlemata mineviku elamusi. On mõistlik tuvastada ja vabastada elamused, mis seda mentaliteeti toetavad. Need võivad olla näiteks elamused, kus sa tundsid, et inimesi ei karistatud selle eest, mis sind mõjutas. Või kus sa tundsid end allasurutuna, et sul polnud sõnaõigust. Või kus sa tundsid, nagu poleks elu sinu suhtes õiglane. Selle mustri varjus on tõenäoliselt ka uskumusi ennast jõuetuks muutvatest uskumustest. Vabastamine on alati äärmiselt kasulik. Toon mõne näite. Ma saan edasi liikuda ainult siis, kui mulle haiget teinud isikud vabandust paluvad. Teised inimesed vastutavad selle eest, et mul parem hakkaks. Pean teisi süüdistama, et saaksin end turvaliselt tunda. Ma pälvin üleelatu eest tunnustust. Elu kohtleb mind ebaõiglaselt. Mina saan alati halvema osa. Inimesed on mulle millegi eest võlgu. Need on need nagu uskumused, nagu halva mustrist välja tulemise, nagu vabastamise. Need on uskumused, sellised halvad uskumused. Kõige isiklikumalt võtmine. See ongi see, et inimesed võtavad kõike isiklikult, kui keegi ütleb sulle midagi halvasti,
ja siis hakatakse mõtlema, issand, kuidas ta sai mulle niimoodi öelda, mõtlen. Me kõik oleme sündinud imeliste enesekesksete kunstiteostena. Inimolenditena me kaldumegi olema enesekesksed ja enamasti pole sellest midagi. Ent see võib meile põhjustada ka suuri muresid, sest kipume kõike isiklikult võtma. Inimlikust vaatevinklist on liigagi kerge näha teiste arvamusi ja tegusid meie enda eksimuste otseste peegeldusena. Mina olin kõik on minu süü sündroomi kuninganna. Kui keegi, keda ma armastasin või kellest hoolisin, kuidagi imelikult käitus, rusus mind hirm, et mina oli selle kõige tahtmatu põhjustanud. Kui keegi näis olevat minu peale pahane, asusin seda otsekohe muutma, isegi kui kaotasin selle käigus iseenda. Mul pole tänini aimu, millest see tulenes. Kasvades ei süüdistanud ega naeruvääristanud mind kunagi. Ehkki nüüd saan aru, et ka minu emal oli kalduvus paljudes asjades iseennast süüdistada. Alles 20. eluaastate esimesel poolel hakkasin lõpuks uurima seda mustrit oma elus. Enamik meist arvab, et kogu suur maailm pöörleb meie ümber ja see ongi suur osa probleemist. Kui mõistsin, kuidas see mind mõjutas, muutis see mu vaatenurka kõvasti. Kuni selle ajani olin elanud paranoilist elu, kartes, et teised on mu peale vihane või et olen neile meelehärmi põhjustanud. Ent siis taipasin esimest korda, et maailm ei pöörlegi minu ümber. Saabus selgus, et igaüks meist reageerib vastavalt oma emotsionaalsele seisundile. Kellelgi võib lihtsalt olla halb päev, tunneb ennast ebakindlalt, on võib-olla kellegi teise peale pahane ja nii edasi. Minu päevad, mis olid siiani täis olnud erinevaid isiklikult võtmisi, hakkasid aegamisi muutuma. Kui pelgasin, et olin kedagi ärritanud või vihastan sellepärast, kuidas ma arvasin neid mind kohtlevat, küsisin endalt tavaliselt naerdes. Mis sunnib sind mõtlema, et kogu maailm tiirleb sinu ümber? Sooritagem nüüd kiiresti üks harjutus. Mõtle tagasi mõnele oma hiljutisele suhtlusolukorrale, kui keegi tundus olevat tõre või ärritunud. Mis tunde nad sinus tekitasid? Kas sa eeldasid, et olid midagi valesti teinud? Kas sa püüdsid otse kohe kõike korda saada? Kas sa palusid vabandust, kui inimesed suhtlesid sinuga kärsitult? Kui nõnda, siis tunnistab see mõtteviis, et kõik tiirleb ümber sinu. Võime seetõttu teiste ümber hikki varvul käia ja karta olla need, kes päriselt oleme. Ja me juba teame, kui rängalt võib see kõik meile mõjuda. Just sellepärast on oluline, et me selle mustriga tegeleksime. Metsatulekahju visualiseerimine. Kui mul on asjade isiklikult võtmisega probleeme, kujutan ette metsatulekahju. Kujutlen, et isik, kes mind ärritas, on põlev lõke keset suurt metsa. Selle visualiseerimise käigus vean ma kepiga sõõri ümber lõkke. Tean siis, et võin viibida selles metsas, mis sümboliseerib minu elu ja energiavälja. Ükspuha, kus kartmata seal kuumust ja sädemeid. Ma luban tulel, mis sümboliseerib seda teist isikut selles olukorras, olla vihane või teha kõike seda, mida ta vajab, selleks, et lõpuni põleda või kustuda. Ent ma ei lase ennast mõjutada. Minul on sellest tehnikast palju abi, kui soovin jääda rahulikuks ajal, mil teised on ärritatud. Ükspuha, kas üleüldiselt või minu pärast. Kõige isiklikult tõlgendamise mustri puhul on väga arukas küsida endalt, kust see muster võiks pärineda. Teisisõnu,
Kust üldse pärineb see mõte, et mina vastutan kõikide eest ja selle eest, kuidas nad end tunnevad. Energiat, millest võiks vabaneda. Sinu minevikust pärit läbitöötamata üleelamised võivad olla otseselt seotud käitumismustriga, milles tõlgendad kõike isiklikuna. Võib-olla tahaksid mõtelda kogemustele, kui sa tundsid end süüdistatuna või häbistatuna. Sa tajusid, et sina vastutad kellegi teise õnne eest. Nagu alati on niisuguses mustris oma osa kahjulikel uskumustel. Toon mõne näite negatiivsetest uskumustest, millest võiks vabaneda. Miski minu olemuses on täiesti vale. Kui keegi teine on õnnetu, siis on see minu süü. Ma eksin alati. Minu ülesanne on rahu hoida. Minu ülesanne on teiste muresid klaarida. Kui mind tõrjutakse, siis tähendab see, et mul on midagi viga. No, seda ma olen tundnud küll ja endale esitanud küsimuse, et kui mingi see situatsioon on, kuidas inimesed käituvad minuga, siis ma tunnen seda, et kas mul on midagi viga? Siis ma mõtlen, ei, mul ei ole midagi viga. Mina olen mina. Negatiivsed mõttesilmused. On kerge takerduda negatiivsesse mõttesilmusesse, mis tekitab meis tunde, nagu hakkaksime hulluks minema ja tekib samas meie kehas stressireaktsioon, mis võivad nähtavale ilmuda sümptomitena. Nüüd me juba teame, et mõtted on puhas energia. Järgmine võte, kivide viskamine, sündis ühel mu meeleheite hetkel. See tugineb energia väljaviskamisele kehast. See on hea tehnika ebatervislike mõttemustrite purustamiseks. Mõni aasta tagasi, täpselt enne seda, kui pidin sõitma kurikuulsasse spirituaalsesse Sedona linna Arizona osariigist, tundsin äkki ilma igasuguse loogilise põhjuseta suurt rahutust. Minus tulvasid nii suur hirm ja närvipinge, et olin valmis nahast välja hüppama. Minu ajus tiirles tohutult kiirusel negatiivseid mõtteid. Inimesed saabuvad paljudest paikadest Sedonasse, sest sealsed ülimalt kontsentreeritud energiakeerised soodustavad tervenemist. Juba 100 aastaid on Sedonat pühapaigaks peetud. Teekonnal valmistudes kasutasin parimaid võtteid, mida teadsin, kuid täiesti emilikul viisil ei toiminud need otsekohe. Ja, need toimivad minu puhul suurepäraselt, aga mõnikord aeglasemalt, kui mulle meeldiks. Tervendamispaigana tundunud Sedona ähvardas minu jaoks saada hoopis paigaks, kus ma närvivapustuse saan. Väga spirituaalne, eks ju. Ma viibisin kohas, kus toimus imesid, aga ma ei suutnud oma hotellitoast väljuda. Nutsin järele jätmatu. Mõne päeva pärast alistusin siiski oma tunnetele ning loobusin visast võitlusest. Teadsin, et pean lihtsalt laskma energial oma tööd teha. Miski minus muutis asukohta, nagu juhtub sageli siis, kui me loobume võitlemast. Suutsin rahuneda piisavalt, et minna lühikesele jalutuskäigule piki kaunist ojasängi. Vesi kirendas mitmesuguse suurusega kividest. Istunud ühele suurele rahnule jalgu puhkama, pistsin ikka veel pärisevad käed vette, et kivikestega mängida. Just siis turgatas mulle pähe mõte, mis oleks, kui ma saaksin selle energia ükskõik, millest see sind põhjustanud olnud, lihtsalt ära visata või maha pesta, selle mööda jõge allavoolu saata. Haarasin ükshaaval kive, panin silmad kinni ja kujutlesin, kuidas sisestan igaühesse ühe mõtte, tunde või emotsiooni. Tegin igale kivile vaikse avalduse, paludes, et ta oleks lahke ja kannaks selle energia minema.
hirmu selle ees, mis toimus, viha, ebakindluse, tülgastuse tunde, et ma pole piisavalt hea, et sellest jagu saada ja muudkui siis viskasin kivi tormavasse vette, jälgisin, kuidas see põhjast tagasi põrkus ja lõpuks mu silmist kadus. Kordasin toimingut, andsin igale kivile energia, mida ma enam ei tahtnud. Viskasin selle minema ja tundsin oma energia tasakaalu taastuva. Energeetiliselt edastasin tunded, mõtted ja emotsioonid neisse kividesse, et need minema kantaks ja puhtaks pestaks. Tundsin sellest protsessist suurt rahuldust. Kindlasti leiad sinagi seda. Kivide viskamine. Seda on kerge teha. Kive pole tarviski. Võid kasutada kohviube, killustikku, lumepalle või ükspuha mida, mis ei tekita reostust, kui selle veekogusse viskad. Kui su lähedal pole randa, tiiki ega mingit muud veekogu, siis võid selle asemel võtta pangetäie vett. Kui sul on kena väike hunnik olemas, siis võta sealt ükshaaval ning määra igaühele mingi mõte või emotsioon, millest soovid vabaneda. Lihtsalt keskendu selle mõtte või emotsiooni sisestamisele kivikesse. Ära kiirusta, aga kui oled valmis, siis viska see vette just nii suure jõuga, kui sul mugav on, ning luba endal vabaneda kõigest sellest, mis kivikesega seotud on. Kivide veskamisest oli juba saanud üks mu lemmikvõte, kui lugesin samasugust ideed kirjeldavat artiklit. Ohio Osariigi ülikooli teadurid avastasid ühes uurimuses, et kui inimesed kirjutasid oma mõtted paberitükile ja selle siis minema viskasid, vabanesid nad ühtaegu ka nendest mõtetest. Usun, et see toimib energiavõttena, sest me saame alateadlikku mõistusesse signaali käsuga vabastada selle mõtte või emotsiooni energia. Seega viska südame rahus. Kõik, mis sul kaotada on ainult jupike energiat, mida sa niikuinii ei vaja. Ja need energiad, millest võiks vabaneda, negatiivsed mõttesilmused, tulenevad sageli uskumusest või läbi töötamata mineviku kogemustest, millel me pole lasknud minna. Nende vabastamiseks on kasulik pöörata tähelepanu nendele mõtetele ja sihtidele, neid otse keskpunktist, millest sa mõtiskled. Kas mingist üleelamisest, millest saab vabaneda? Nendesse mõtetesse süvenemine võib põhjustada olulisi ja positiivseid nihkeid. Nii, nüüd tuleb uus peatükk. Vaatan, kaua ma siin lugenud olen. Tund aega peaaegu, või mitte tund. No ühesõnaga, ma jätan selle koha peal praegu katki ja õhtul loen siis edasi 3 südame meetod. Et siin on nagu 3 südant. 1 süda, 2 süda ja siis 3 süda. Et see 3 südame meetod, sellest loen siis õhtul edasi. Et tore, tulge siis õhtul kuulama. Aga praegu kuulmiseni.